esimene Mooses. Ja Jumal mõtles. On sul kirjas nii? Ütles. Ilus eestikeelne sõna, üüga. Ütles. Isegi saarlased võivad välja öelda. Ütles. Eks ole. Siin Alari teeb Virumaa trikke, eks ole. Aga meil pidi olema kõik kuidagi 3. vältesse Virumaal niimoodi. Et siis mulle see meeldib, aga kee tema õli ja mida tema tahi. Aga Jumal ütles, saagu valgus. Ja hämmastav on see, ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea ja nii hakkab loomislugu pihta. Ja kõikide asjade kohta öeldakse hea, väga hea, hästi tehtud. Eks ole, aga kuidas Jumal tegi asju? Ta ütles. See oli sõna. Eks ole, ja kui sa loed siit Uus Testament ja tuled Johannesesse, siis Johannese evangeelium 1 ja 1. Ta ütleb, alguses oli sõna. Sõna oli alguses. Ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures ja kõik on tekkinud tema läbi. Tähendab, kõik on tekkinud tema läbi. Tähendab, sõna läbi on tekkinud kõik. Sõna läbi. Eks ole, me võime võtta sõna suure tähega või väikese tähega, aga kõik on tekkinud läbi sõna, eks ole, sõna läbi. Ta ütleb ja ilma temata ei tekkinud midagi, mis on tekkinud. Mitte midagi, mis on tekkinud ainult läbi sõna. Tähendab, aga sõna on ju siis nagu välja öeldud mõte. Eks ole, et ja see sõna, ja Johannes kirjutab sellest, ta ütleb, et ja sõna sai lihaks, eks ole, tähendab, ja me nägime tema au. Eks ole, sõna võttis kuju. Eks ole, see sõna, mis lasti välja, see võttis kuju ja me nägime, et see oli au. Eks ole, ja Hebra 13:8 ta ütleb, et Jeesus Kristus, Jeesus on ju Jumala sõna. Eks ole, tema au me ju nägime, eks ole, et see Jeesus Kristus, Hebra kiri 13:8, Jeesus Kristus on Aamen, on see sama. Eile, täna ja igavesti. Ja vaata, see on huvitav, et meil ei ole, üldiselt meil ei ole nagu küsimusi uskuda, et eile, ja see on eile veel, eks ole, tead seda laulu, eks ole, yesterday, et siis eile oli kõik hea, kõik oli väga hea, ja tõesti oligi väga hea, et no tead, kui oli täna, ma mõtlesin, no meil on igavene kommunist presidendiks, Arnold. Täna ma mõtlen, küll oli hea, eks ole, et see nagu, et meil ei ole küsimus, et eile oli hea, eks ole, et ja me usume, et noh, et eile oligi muru roheline, taevas sinine, kemitraili ei olnud, eks ole, ja siis, aga ja tõenäoliselt homme ka, kunagi ikka, eks ole. Kalev jõuab üks päev koju, te ootate Kalevit või? Aga ükskord algab aega, pirrud või peerud, eks ole, löövad kahest otsast lõkendama, niimoodi mõtle, siuke tasuta gaas, eks ole, niimoodi energia, mõtle, ei kustuta lampi ära, eks ole, et Kalev jõuab koju. Kaleviga on ka nagu, peaasi meelest ei läheks, et Kaleviga on ka üks lugu, vaata, nägite mööda nädal uudiseid või? Oliver, vaene Oliver, teda otsiti taga. Terve maailm otsis seda taga, eks ole. Ta oli ju mõni aeg tagasi oli Eesti edukuse etalon. Kalev oli ju tema oma. Eks ole, Kalev oli tema oma. Sa sõid kommi ja tulu läks temale. Eks ole, jõid piima ja tulu läks talle. Mõtle, Oliver oli siuke mees, oli, eks ole. Aga minul on, oli. Aga minul on meeles üks lugu. Aka
see oli veel see aeg, kui ma vaatasin televiisorit. Ma ausõnalt, ma väldin televiisorit, mul on allergia. Vahest keegi paneb käima, see telekapult kukub ja läheb ise käima. Ma ei tea, no mina ei ole, ja nii pritšom. Aga siis peab, ja sa ei tea, kui see pult on, sa saab välja ka lülitada, siis tuleb sealt see, niimoodi imbub sisse tuppa, see imal, aga siis ma mäletan, vanasti oli kõik roheline, eks ole, taevas sinine ja Oliver on televisioonis ja ta on just saanud siis Kalevi omanikuks. Ja ta viib selle Kalevi siis sinna, Jürisse. Kalev läks külla Jürile, eks ole, siukene igavene sõprus. Aga siis ja nad panid põllu peale selle püsti ja Oliver pani tänavale nimetuse. Põrguvälja tee. Mäletate? Ja siis ta, ja ajakirjanik, muidu Eesti ajakirjandus on selline, no, meil on omad arvamused sellest, et aga siis ta oli veel ajakirjandus, ei olnud propagandaministeerium, aga siis, ja see ajakirjanik küsib siia, millest selline nimi? Ja siis Oliver, tõeline Eesti kuningas, ütleb, mina ei karda ei seda ega teist, me ei usu midagi. Siis läks mööda natuke aega, siis Sikorski helikopter, mis lendasid niimoodi, vanasti lendasid helikopterid Helsingisse, mäletate? Ja see helikopter siis kukkus alla koos ta abikaasa ja õega. See, mis ei kuku kunagi alla, eks ole. Nad ju Vietnamis tulistasid neid kogu aeg ja nad ei kukkud alla. Ja nüüd ta lihtsalt rahulikult sõidab ja kukub alla, eks ole. Et kas see... Ja muidugi... Nüüd on Orkla selle ära osta. No, nüüd on see veel hullem asi, eks ole. Nad pidid ise ka sellele, ma töötasin tol kord Kalevis, nad pidid ise ka selle helikopteri peal olema, aga mingi koosolek või midagi tuli ja meie nagu selle müügijuhiga koos pidid minema oma sugulasega ja nad ei läinud, need läksid ees naised ja naised hukkusid ja nemad ei läinud. Ja kõik, noh, ja siis ta ehitas maja ja lõpuks Tallinnas ju kedagi ei karistata, kui sul on piisavalt paks ümbrik, eks ole, ja eriti veel, kui oli Edgar, eks ole, et siis, aga millegipärast ta majakasti ära lammutada ja igasugused asjad olid, et see nagu jandi asjal ja nüüd ta, kas sa tead ühtegi teist Eesti ärimees, keda otsitakse rahvusvaheliselt taga? Lehtme käib ringi nagu aus naisterahvas, eks ole, et ema Theresa Eesti moodi, aga siis Oliveri otsitakse taga, eks ole, aga võib-olla on nagu asi nendes sõnades, mis ta rääkis. Mina ei karda kedagi. Ta viskas Jumalale kinda. See oli otse, see oli niisugune väljakutse. Väljakutse. Selle võrguväravaga oli veel see lugu, et teine ärimees tegi kõrvale krundi taevapärava. Kõrval tänav on taevapärav ja seal lähevad ärid hästi. Halleluuja. Yes! Õnnistame taevapäravaid, et siis olgu nende äri kasvagu ja las see Orkla üldse lõpeb, et kui ta taeva mannaks ümber ei nimetata, siis kadugu ta üldse ära, eks ole. Et ja sõna sai lihaks, ja sõna saab lihaks, eks ole. Ja vaata, need Anna ja Hedvig, nad ei rääkinud eesti keelt. Ja nad kaotasid oma identiteedi, eks ole, kuigi neil oli selline pärand, eks ole. Et noh, 35. aastal August Mälk, üks Eesti kirjanik, kutsus selle Anna Eestisse elama. Ja ta vaevles siin, sest ta ei osanud eesti keelt. Ta rääkis 5 keelt, itaalia, prantsuse, saksa, inglise, kõiki keeli, aga eesti keelt ei osanud. Ja vaata, see on nii oluline, et me oskaksime taevast keelt. Ja me räägiksime taevaseid sõnu. Sest vaata, see on usukeel. Ja vaata, Jumal lõi inimese oma näo järgi ja Jumal ütles olukordades, rääkis sõna, ütles, eks ole, me loeme piiblis, see ju nagu muster, mis nagu läheb läbi ja kui ma loen Hebra kirja 5. peatükist ja loen siit 7. salmist. Nõnda nagu 5. peatükk, ma loen siit, jutt käib, on Jeesusest. Nõnda nagu Kristuski, 5.5, nõnda nagu Kristuski ei võtnud ise enesele au saada ülempreestriks, vaid ta sai selle temalt, kes temale ütles, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin. Jumal ütles talle, sina oled mu poeg, eks ole.
ja nõnda nagu ta teiseski kohas ütleb, sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järel, tema ohverdas oma lihapäevil palveid ja anumisi, suure hüüdmise. Kuidas Jeesus palvetas? Eks ole, suure hüüdmisega. Suure hüüdmisega. Mitte mõttes. Kord peab olema. Kord. Ornung. Ornung muss sein. See kõik käed lauale, sööki näita käsi, eks ole. Kõik on tore, eks ole, aga vaata, kui me mõtleme koguduse peale. Kogudus. See on nagu tema ihu, kes täidab kõik kõiges. Ta on määranud oma koguduse peaks ja mitte, eks ole, buldogi siuke, aga vaid ta on pea, kes täidab kõik kõiges. Ta täidab kõik kõiges. Vaata, see on nagu huvitav, et me nagu ei usu Jumala sõna. Ma räägin teist isiklikult, ärge võtke isiklikult nüüd, aga võib-olla sa pead seda isiklikult võtma, et vaata, aga kogudusena nagu ma näen, me nagu ei usu Jumala sõna. Meie isa, kes sa oled? Taevas. Eks ole, kaugel, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik, tulgu, nagu taevas. Sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas. Taevas on Jumala tahtmine? On. Eks ole, maa oli tühi ja paljas, taeva kohta ei ole räägitud, et see oleks tühi ja paljas, eks ole. Eks Paulus käis kuni 3. taevani ja ütles, et ma ei saa isegi rääkida sellest, mis seal kõik oli teil, eks ole. Et see on keelatud, eks ole, salastatud. Et siis meil annavad ka, kõik Riigikogu liikmed ei saagi riigisaladuse ligi, eks ole. Aga siis ja nii ka maa peal. Ka maa peal. Maa peal. Ei, meil pole siin jäädavat linna. Ja meil ei ole siin jäädavat linna. Meil ei ole jäädavat linna siin. Me otsime tulevast. Aga nii nagu taevas, nii ka maa peal. Nii ka maa peal. Vaata, lihtne on nagu öelda, kui on tühi ja paljas, no, aga mis mina siin teha saan? No mis mina saan teha? No, ma ei lõhkud siin midagi ära, eks ole. No mis ma saan teha? Tühi ja paljas. Aga Jumal ütles ja sai. Eks ole? Ja meil on see sama usuvaim, sellepärast me räägime. Rääkida on mõnus. Mõnus on rääkida, eks ole. Aga me räägime. Või mõtleme. Vahest muidugi räägime rohkem, kui mõtleme, aga see jumalik on see, et sa räägid olukordadele. Ja Jeesus, ta suure häälega, ütleb Jumala sõna, ta ohverdas oma lihapäevil palveid ja anumisi, suure hüüdmise ja silmaveega. Suure hüüdmisega. Mõtle, millal sa oled viimati kuulnud, et kogudus üksmeelselt hüüaks? No, ja juba siin niimoodi hakkab tulema, eks ole. See on nagu erand pigem, eks ole. Et suure hüüdmisega. Jumala sõna räägib meile sellest. Kui sa loed Jumala sõna, järjest ta räägib sellest, et sa pead ütlema selle välja. Vaata, me oleme eestlased. Meil ei sobi see. Me oleme pietismist läbi imbunud. Tead, Luteri kirikus oli selline äratusliikumine, pietism, vagadus, vagatsemine. See on õige, meil olekski vagatsemine. Eks ole, kui sa oled rõõmus, siis sa oled alp. Sa oled kerglane. Aga rõõm, issandas, on meie tugevus. See on meie tugevus. Rõõm, issandas on meie tugevus.